Tere õhtust, kallid esinejad, kallis publikum. Mina olen Maarja Kangro ja ma tervitan teid Eesti Kirjanike Liidu nimel meie lastekirjanduse õhtul pealkirjaga, suhteliselt lahingulise pealkirjaga Kunksmoor versus Minecraft. Kõik märgid näitavad, et õhtu tuleb äge ja intensiivne. See saab toimuma kahes pooles. Kõigepealt toimub meil siin vestlusring, mille käigus võib-olla selgitatakse välja, kes jääb peale, kas Kunksmooril on veel lootust või siis Minecraft imeb ta endasse ja Kunksmoor langeb Netherisse. Ja siis järgneb väike paus, mille jooksul te saate süüa viineri pirukat ja mandariini ja muud head paremat. Ja õhtu teine pool on sisustatud meie lastekirjanduse crème de la crème'i poolt ja teile esineb 5 lastekirjanikku. Ja ütlen veel seda, et see meie õhtu kuulub sarja Tuleviku lugejad ja seda toetab Tallinna linn. Nüüd ma kutsuksingi hea meelega lavale meie vestlusringi osalised tähestiku järjekorras. Kõigepealt ajuteadlane Jaan Aru. Seejärel Tähekese peatoimetaja ja tõlkija Ilona Kivirähk. Siis meie tänase õhtu moderaator, vestluse vedaja, lastekirjanduse lektor Mari Niitra. Ja siis meie juba praegused, aga loodetavasti ka tuleviku lugejad, tubli lugeja ja kapsaste arvustuse võistluse võitja Kaisa-Liisa Talviste. Ja igati äge ja tubli ja alati vaidlusvalmis, nagu ma kuulsin, koolipoiss Paul Tepper. Ja nüüd ma jään huviga ise kuulama, mida te meile räägite. Annan ühe oma mikrofoni ära. No nii, tere minu poolt ka. Et mina proovin siis need otsad natukene kokku viia, et ma pean ütlema, et see on küllaltki ebamugav, et meil on siin noored lugejad, sihtgrupp, kelle pärast me südant valutame. Teiselt poolt on meil siin siis asjatundjad, aga proovime kuidagi nii, et kõik saaksid sõna ja võib-olla ka siis natukene sellist tõesti seda intriigi püsti panna, et mis toimub. Aga nii, kõik kuulsid, kellega on tegu. Võib-olla ma alustangi teist, Paul ja Kaisa-Liisa, et millal te hakkasite lugema ja mis raamatuid teile meeldib lugeda? Ma ei mäleta, mis mu esimene raamat on. Seda ma kindlasti ei mäleta. Aha. Aga sulle kindlasti kodus loeti ette õhtuti? Ja, seda ikka. Et kogu aeg keegi suunas? Ema, isa või? Ja, mul isa luges palju erinevaid raamatuid. Et mingi Härra Huud ja igasuguseid toredaid raamatuid. Need mulle meeldisid. Aga ise lugema sa hakkasid pigem, kui sa kooli läksid? No jah, pigem sinna kanti, jah. Aga kas sa mäletad ka sellist eduelamust, et kui sa lugesid esimese raamatu päris ise üksi läbi niimoodi, et ükski täiskasvanu oma nina sinna ei toppinud ja et see sulle ka meeldis? Või vastupidi, äkki ikkagi ei meeldinudki väga? Ei mäleta. Aga mida sa praegu loed? No praegult on kohustuslik kirjandus mul Röövlitütar-Ronja. Aha. Ja see on päris vahva minu arust, tore maailm ja toredad tegelased. Aha. Aga kui sul on kohustuslik kirjandus, kas sa siis, sul on see kuupäev paigas, et nüüd selleks ajaks õpetaja keskis läbi lugeda, et kas siis kuidagi, kuidas see sul toimub? Et sa lihtsalt iga õhtu võtad ja loed nii mööda minnes või pigem viimasel hetkel või?
no mul tihti jääb nagu viimase hetke peale. Ma ei tea. Ahah. Mul on selles mõttes väga võib-olla hea tunne samastuda, et sina tuled ka sellisest kodust, kus kirjandust väga armastatakse, aga minul on näiteks ka kodus üks 13-aastane poiss, kellel on täpselt sama lugu, et ta loeb ainult neid raamatuid, mis on kohustuslikud ja see algab siis sellega, et mina hakkan talle seda kõigepealt raamatut kuidagi niimoodi nagu toppima nina alla, siis ta ütleb ja, et peaks lugema, siis ma millalgi uurin, et kas ta on lugenud, siis selgub, et ta ikkagi ei ole veel hakanud lugema ja ühel hetkel siis selgub, et järgmisel päeval on, ma ei tea, lugemiskontroll või mingisugune lugemise hindeline töö ja siis tuleb nutt ja suure hädaga ja kuidagi siis ikkagi see raamat saab läbi ja lõpuks, mis kõige üllatavam on, et lõpuks selgub, et tegelikult oli äge, et tegelikult oli hea raamat, isegi sellised raamatud, mille puhul ma võib-olla arvasin, et need on vananenud või näiteks viimati oli selline lugu täpselt oli Teraspoisiga, mis on kirjutatud ju kuskil 100 aastat tagasi, aga talle tegelikult väga meeldis, ainuke nagu, ma ei tea, kas sul on see sama asi, et sa nagu tegelikult on mõnus, aga see lugema saamine on nagu raske kuidagi võib-olla või? No jah, see on üks põhjus, et nagu on raske niimoodi alustada seda, aga nagu kui me räägime kohustuslikust kirjandusest, siis on see, et nagu lihtsalt kuidagi see tähtaeg on nagu kogu aeg mul meeles, kui ma loen, et okei, no nüüd mul peab olema juba 3 päeva pärast raamat valmis, et see võib-olla natuke, ma ei tea. Ja siis on selline surve ja stress ja kas see nagu rikub seda lugemise mõnu ära või see motiveerib siis, et nüüd on 2 päeva jäänud, 1 päev jäänud? No ma arvan, et pigem võib-olla rikub ära, ma ei tea. Ja samas on jälle see häda, eks ju, et ei loe, kui ei kästa. No jah, tavaliselt mitte. No võt, siin juba mingisugune muster tuleb minu arust välja siin meie 2 üldistuste põhjal. Aga Kaisa-Liisa, ma anname mikrofoni sulle nüüd, et sina, ma saan aru, oled siis nii kõva lugeja, et sa koguni ka kirjutad raamatu arvustusi ja oled saanud ka auhinna selle eest. Et kuidas sinul selle lugema hakkamisega oli? Ja, no ma hakkasingi lugema päris noored, ma õppisin lugema 5-aastaselt ja siis tegelikult ma ise nagu mäletan, et lasteaia eas ja nii mulle isegi nagu meeldis ja ma nagu lugesin üsna palju. Ma arvan, et nagu eriti võrreldes nagu teistega. Aga nagu siis, kui ma läksin näiteks kooli ja algklassides, siis kui praegu nüüd nagu tagasi mõeldes, ma arvan, et ma hakkasin vähem lugema ja mingi aeg mul oli ka see, et ma lihtsalt lugesin ka ainult neid, mida kästi. Ja ega ma ise nagu ei läinud mingi raamatukokku ega võtnud endale mingit raamatut. Aga ma arvan, et selline suurem lugemishuvi tuligi mul tagasi umbes 1,5 aastat tagasi äkki, sest ma mäletan, et eelmise suve alguses ma siis umbes kuskil seal ajal läksingi raamatupoodi ja siis ma lihtsalt lugesin neid raamatute nagu tagakaasi ja siis ma leidsingi ühe, mis tundus mulle põnev ja ma lugesin seda ja siis ma sain aru, et tegelikult see on nagu päris hea nagu ajaviide ja hea tegevus. Ja siis läks üks nagu, asi vist teiseni. Jah, jõudsin ühe raamatu läbi, siis mõtlesin, võiks ühe veel ja siis ma lugesin veel ja veel ja veel ja nüüd mul ongi see, et ma tegelikult loen üsna nagu põhimõtteliselt niimoodi ongi, et mul on kogu aeg mingi raamat pooleli. Ma lõpetan ühe ära ja ma alustan juba teisega. Aga kas sa mäletad ka, mis raamat see oli, mida sa seal poes vaatasid ja mis siis tekitas selle lugemise isu? No tegelikult ma pean tõdema, et ma loen väga palju inglisekeelset kirjandust. Et no ma loen eesti keeles ka, aga see esimene oligi tegelikult inglisekeelne. See oli üks noorteraamat pealkirjaga The Summer of Broken Rules ja see rääkiski, kuna see oligi suve alguses, see oli väga hea nagu sellise suvise meeleoluga ja sellisega ja siis ma arvan, et mulle meeldis see, et nagu kuidagi sai nagu samastuda selle nagu tegevusajaga ja selline nagu hästi tore raamat oli. Et väga huvitav, et sul oli nagu siis mingi selline hetk, kus see raamat vastas täpselt sellele, mis olukorras või ma ei tea, eluperioodis või aastaajas oli. Jah, mulle nagu, minu jaoks ongi raamatute lugemise juures ka nagu väga oluline see, et sa saaksid samastuda selle käest, et nagu
kui sa saad luua mingeid seoseid nagu kas siis enda meeleolu või nagu mingite sündmustega oma elus, siis minu arust see on palju põnevam ja nagu huvitavam ja nagu nauditavam lugeda, kui nagu lihtsalt lugeda midagi, millega sa nagu üldse mingit sidet ei tunne või nii-öelda. Aga ma küsin veel võib-olla siis ka kohe ära selle kohustusliku kirjanduse kohta, et kui sa nüüd oled avastanud enda jaoks selle lugemise mõnu, aga samal ajal sa pead koolis lugema mingisuguseid raamatuid, seal on vist ikkagi ju ette antud, eks ole, et mida, kas seal on olnud nii, et mõni raamat üldse ei meeldi või ei lähe, aga sa tead, et sa lihtsalt sul ei jää muud üle, see on kohustuslik. Ja tegelikult mõne raamatuga on olnud ikka nii, et näiteks ma mäletan, eelmine aasta me lugesime sellist raamatut nagu Krabat ja nagu päris paljudele mu klassis meeldis see, aga nagu ma ei tea, ma üldse nagu, mulle ei meeldinud üldse tegelikult. Nagu, ma ei tea nagu, sest et mul ongi tunne, et näiteks mulle meeldivad väga sellised ilukirjanduslikud ja sellised mitte fantaasiaraamatud. Et ma ei ole väga suur selline fantaasia inimene ja nagu seal oli ka hästi palju juttu mustast maagiast ja kõik see. Aga no ma lugesin läbi ikka ja sain oma analüüsitöö ja kõik tehtud, aga jah, ma arvan, et näiteks siuksed, vahepeal ikka leidub selliseid raamatuid ka, mis nagu väga ei meeldi. Aga mõni on jäänud pooleli ka? Ei ole tegelikult. Kui ma praegu mõtlen, siis mul on olnud selliseid hetki küll, et kas ma nagu peaksin nüüd edasi lugema või mitte. Aga ma tavaliselt, kui ma alustan midagi, siis ma ikkagi lõpetan selle ära, aga nagu ma olen hästi selline inimene, aga vahepeal ma isegi mõtlen, et raamatute juures võib-olla, nagu kui see just ei ole kohustuslik kirjandus, siis vahepeal võib-olla ongi kasulikum nagu see lihtsalt pooleli jätta ja valida miski, mis sulle meeldib, pigem kui sundida nagu ennast lugema midagi, mis tegelikult nagu üldse ei kõneta. Sellega ma olen väga nõus, ma arvan, et see on nagu inimestega, et mõne inimesega saad hästi läbi ja mõnega mitte ja siis mõnega ei olegi mõtet nagu pingutada, eks ole, aga et iga ühe jaoks on järelikult mingid raamatud, mis on nende raamatud. Aga ühe asja ma küsin veel võib-olla, et see arvustus, mis sai siis auhinna, et mis raamatust sa selle kirjutasid ja kas seda kuidagi õpetaja suunas või täitsa ise tulid selle peale või kuidas see välja nägi? Meil oli koolis tegelikult ülesandeks oligi valida üks noorteraamat ja siis meil oligi nagu hindeline töö oli selle peale, et me pidime kirjutama arvustuse ja siis õpetaja sealt nagu suunas mingid paremad arvustused ja ütles, et te võite saata sinna võistlusele ja siis ma mõtlesingi, et proovin ära, saadan ära oma arvustuse. Ma väga ei arvanud, et sellest midagi nagu tuleb, sest ma olin nagu väga üllatunud, kui ma ikkagi selle auhinna sain, sest et see oli mu esimene arvustus, mis ma kunagi kirjutasin ka tegelikult. Ma nagu varem ei olnud üldse kokku puutunud sellise asjaga. Aga oled sa nüüd ka kirjutanud mõnikord raamatutest? Ja, mul oligi nüüd viimase aasta jooksul, mul on Apolloga olnud koostöö, kus ma siis nende blogis kirjutan noorteraamatute arvustusi. Nii et see on juba selles mõttes ka toob sulle kasu. Mitte ainult siis hingelist kasu, vaid ka võib-olla mingeid muid hüvesid. Mis raamat see oli, mis sai siis selle auhinna, mille arvustus sai auhinna? Täiusliku elu hind. Autor? Äkki oli Liina Vagula ja... ja Eesti autor, jah. No nii, aitäh, aga Ilona, et kui see on just kui kõigile teada, et tänapäeva 21. sajandi lapsed loevad vähem, et see raamatutega suhe ei ole neil selline nagu, ma ei tea, nõukapõlvkondadel, kellel ei olnudki midagi muud teha, eks ole, igavuse hetkedel. Kuidas ei olnud? Midagi oli teha. Ja vaat seda ka tegelikult osad inimesed ütlevad, et alati on ju olnud ka selliseid inimesi, kes mitte midagi ei ole lugenud kunagi, eks ole, et võib-olla vaevu on lohistanud mingi kooli kohustuslikust kirjandusest läbi, aga kas sinul tähekese peatoimetajana, kas sa oled ka märganud, et on siin nagu mingisuguseid
selliseid suundumusi, et ma ei tea, tellijaid on vähem või ma ei tea, need lapsed, kes kuidagi suhestuvad selle ajakirjaga, et nad kuidagi on nagu muutunud või mida sa välja tooksid? Et no jah, ma pean tunnistama, et kuigi me oleme jätkuvalt Kultuurilehe väljaannetest kõige suurema tiraažiga ajakiri, siis nii tellijate kui tiraaži hulk on ikkagi iga aastaga natuke langenud. Noh, see langemine ei ole drastiline ja ma ei tea, millest see on üldse tingitud, et ma ise kahtlustan, et see võib olla ikkagi tingitud sellest, et lapsi ongi vähem. Et, ja no see kohe, kuna Tähek on enam-vähem esimene ajakiri, mis on nii-öelda see ajakiri, mida tellitakse lapsele, kui tellitakse, siis lapsi ongi vähem. Aga teine asi, mis on ikkagi muutunud, mina arvan, et Tähekest loetakse ikkagi hästi palju kodudes nii, et esimene lugeja ei ole mitte laps, vaid ta on täiskasvanu. Ja see on, kui laps käib lasteaias, talle loetakse ette ja ega vahel ka koolis ja paljud, minu kogemus on olnud ka see, et sageli laps võib-olla olegi eriline huviline, aga ema ikka tellib, eks ju. Et äkki on lootust, et umbes naljalehekülje kaudu siis või mingeid mõistatusi, meisterdusi tehes siis ikkagi lugeja on huvitatud. Ja loomulikult see ei ole üldse võrreldavgi sellega, mis oli siis, kui mina laps olin, kui Tähekest ikkagi ilmus siin tiraažides 40 000 ja rohkem. Et mis on nüüd ajamärk minu jaoks on nagu see, et ka täiskasvanu jaoks ikkagi see lasteajakiri võrdsustub aina enam raamatuga. Et asi, mis nagu mulle kui ajakirjaniku haridusega inimesel nagu see pähegi ei tule, et ma nagu teeks raamatut, aga just erineva raamatulaatadel müües, et ikka on see, et ema ja siis laps tulevad ja räägivad sellest, et ostame nüüd selle raamatu. Et ja see on nagu tunne, et paberkandjal asi, et siis on kindlasti raamat. Et see on. Aga kui palju sa tead, et kas koolides näiteks, minul ühe lapse koolis oli selline tore komme, et seal oli nagu hommikuring, äkki 15 minutit igal hommikul ja oligi siis kohe soovituslik, rangelt soovitatav, et kõik telliksid tähekesed ja siis nad töötasid iga kord selle tähekese numbri siis niimoodi hommikuti läbi, et lugesid neid ilukirjanduslikke jutte ja tegid seal ka siis neid meisterdusi ja mõistatusi ja mida iganes. Et tead sa nagu, kas... Ja ikka tehakse ja see on see, millest me elame tegelikult, et just on mingisugused klassid, mingid ärksamad õpetajad, kes kasutavad seda kohustusliku kirjanduse asemel, kasutavadki võimalust tellida täheke. Jah, et see on nagu selline, näiteks kohustusliku kirjandusega on ju alati see, et sul ei pruugi võib-olla seda uuemat kirjandust, eks ju, poes saada. Või ongi nagu raamatu, kus on välja laenatud see kaks raamatut ja mis sa siis teed, eks ole. Et see on ka üks põhjus, miks tänapäeva pedagoogid nagu väga vähe võtavad või suhteliselt vähe tegelikult võtavad seda kõige uuemat ilukirjandust kohustuslikuks. Et lihtsalt ei ole eksemplaarsust. Tähekese puhul nagu on ju see, et on kõige uuem, kõige värskem Eesti lastekirjandus, mis siis ilmub raamatu või alguse ajakirjas ja siis alles raamatuna. Et seda need pedagoogid, kes on ära tabanud ja kellele meeldib natuke katsetada uute tekstidega, need teevad seda, aga mitte kõik loomulikult. Aga Jaan, võib-olla sinu käest ma küsiks esimese asjana seda, et ma ei tea, ajuteadlase vaates, et miks üldse ilukirjandust on vaja lugeda või miks, ma ei tea, mingid muud lood, või ka muud meediumid näiteks, et kas nagu see, et sa loed raamatust mingeid lugusid, kas sellel on mingisugune spetsiifiline kasu või arendav mingisugune mõõde, et miks üldse? Siin võib mõelda natukene laiemalt, et ma arvan, et me ei pea ainult ilukirjandusest rääkima, vaid võib üldse nagu rääkida raamatust laiemalt. Ja mis raamatut teeb eriliseks on see, et see mõte kokku tuleks, pead sa seda pikalt lugema,
selleks, et see õnnestuks, peab sul nagu ajus, sul peab meelde jääma, mis seal enne toimus, mis on need tegelaste nimed, sa pead päris palju asju nagu ajus nagu aktiivsena hoidma. Ja lisaks sul ei ole seal nagu mingisugust vidinaid, mis sind seal kinni hoiavad. Niisiis, see on see põhjus, miks lugeda tegelikult alguses on raske. Kui saad käima ja oled lugeja, siis see kõik tundub loomulik ja siin selle publikule ilmselt tundub, et millest ma räägin, et lugemine ei ole keeruline. Aga tegelikult see protsess seal ajus on võrdlemisi keerukas ja teda ei ole võimalik nagu niisama kuidagi asendada mingi teise asjaga, et siis me osa sellest protsessist ja osa sellest asjast, mis me sealt saaksime, ka kaotame. Aga mis siis huvitav juhtuks, kui ütleme, et need tendentsid süvenevad, järjest rohkem on neid muid meelelahutusi, raamatuid loetakse ainult tõesti sunni peale, eks ole, kas siis kodus sunnitakse või õpetaja sunnib, et halba hinnet ei saaks, eks ole, et mis siis võiks juhtuda üldse, kui see taandub, ma ei tea, selliseks niši veidruseks või me võime kujutada sellist düstoopilist olukorda tegelikult ette ju. Ja, et ma olen selle mõelnud juba kindlasti üks asi on see, et lugemine ei kao täielikult. Me oleme kõik nii erinevad, vaatame siin ringi. Alati jääb neid, kes isegi siis, kui kõik teised mängivad Minecrafti kogu sotsiaalmeedias, siis ikkagi ütlevad, et mina loen. Need võib olla väike protsent, 2%, 5%, me ei tea, eks. Aga mis laiemalt juhtub, et mida me kaotame, ongi see, et inimene, kes ei ole teinud seda laadi protsesse, kus ta peab nagu rahulikult millessegi süvenema ja järjest nagu seda informatsiooni integreerima, kokku panema üle lehekülgede. Kui ta seda ei ole õppinud, seega ta ei oska seda pärast ka, eks, et ta on 18 või 25 või 35, et ega siis ta ei oska, et kui tal on ees mingi keerukam dokument, ta ei suuda seda lugeda, kui tal on vaja teha midagi keerukamat, mingi protsess, mis vajab seda, et sa sellist sarnast asja teeksid, mis ta ei oska seda teha. Sest need asjad ei ole nii, et need kuidagi iseenesest tulevad, et sa teed midagi muud, oled sotsiaalmeedia ja siis õpid neid asju. Ei, need on väga spetsiifilised oskused, mida saab omandada siis, kui me loeme. Ja võib-olla natukene veel nagu teise nurga alt vaadates, et tegevused, mis meil on siis need, ka tänase selle teema järgi on ju, kui me võtame arvutimängud või võtame sotsiaalmeedia, mis see suur vahe on lugemisega on see, et need tegevused kontrollivad meid väga tugevalt väljast poolt, ühesõnaga see vahend kontrollib, suunab mul tähelepanu. Kui inimene mängib Minecrafti, tal ei ole vaja ise keskenduda selles suhtes, et kogu see keskendub sellest, et sul on väljas sünnivad asjad, millele sa võid kiiresti reageerima, kogu see keskkond hoiab su tähelepanu. Kui sa loed, sa pead seda tähelepanu rohkem hoidma seest poolt. Nii et väga laialt vastates ja võib-olla vabandust liiga laialt, aga kell on 4:30 ka, võime natuke filosofeerida, eks, on see, et kui me loeme vähem, oleme rohkem sotsiaalmeedias ja Minecraftis, siis me oleme vähem ise inimesed ja meid kontrollivad rohkem need masinad ja algoritmid. Me anname oma kontrolli rohkem käest ära. Aga kui mõelda sellele, et kirjaoskus ju, ma ei tea, Eesti rahval, ega ta ei ole nii pikaajaline traditsioon või üldse, eks ole, laiadesse massidesse kirjaoskus jõudis ikkagi mitte väga ammu, et siis kas võib ka kujutada sellist arengut, et siia tekib selline elitaarne kildkond, kes siis tegeleb tõesti siis selliste süvenemist nõudvate intellektuaalsete tegevustega, kes siis ka, saavad siis ka selles mõttes eelise ja ülejäänud inimesed siis ongi selline, jällegi need düstoopilised ideed, et kes siis lihtsalt elavadki selles nendes algoritmide tõmmata võib-olla või ma ei tea, kas see on liiga õudne? Lühike vastus on jah ja pikem vastus on see, et täpselt väga hästi tood esile on ju, et see ei ole nii, et me kõik oleme alati osanud lugeda, on ju, vaid see kirjaoskus on kogu aeg, lugemisoskus ja kirjaoskus on kogu tõusnud. Inimesed on saanud targemaks ka, kui me mõõdame nagu muudes testides on ju, PISA testides ja nii edasi. Kogu aeg oleme läinud targemaks ja nüüd siis viimastel aastatel oleme jõudnud sinna, kus me näeme, et nagu skoorid hakkavad langema, eks.
Eestis õnneks veel PISA skoorid ei ole langenud, aga on oht, et järgmisel mõõtmisel juba nad on langenud, eks. Ja minu küsimus on alati, et nagu, miks me lasime sellel juhtuda? Mida meie Eestina, ühiskonnana, lapsevanematena, lastena sellest võitsime, et me andsime nagu osa sellest asjast ära algoritmile. Et selles suhtes sul on õigus, et võib olla nii, et ühel hetkel on jälle nagu see on väga selline tegevus, mida ainult väga vähesed oskavad teha, aga miks see peaks nii minema või miks me peaksime ütlema, et see on normaalne, et see nii läheb või meil on võimalus tegelikult, nagu see ei ole paratamatus või see ei pea nii olema. Vabandust, mul tuleb kohe natuke võitlust, et siis ma vaban. Aga võib-olla ma nüüd küsiks teie kui lapsevanemate käest, et ma ei tea, Ilona, sa oled oma tütred üles kasvatanud, et oli sul ka mingisuguseid, sul on ka ikkagi ju selline kultuurne kodu, et oli sul momente, kus sa vaatasid, et miks see laps nüüd siis või sul ei olnud selliseid probleeme? Jaa, oli ikka. Ja muidugi oli. Aga mis ma ütlen, mul on tegelikult kultuurne kodu küll ja raamatuid on palju, aga ega see ei tähenda, et see laps on siis kogu aeg nendes raamatutes. Et tema, minu idee on ikkagi see, et me oleme vabad inimesed vabal maal ja inimene teeb ise omad valikud. Et põhimõtteliselt et ei ole nii, et ma nüüd ronin. Aga sul on juba ju lapsed on suureks kasvatatud, et kuidas nendega läks siis, et sa olid, ma saan aru, liberaalne ja ei sundinud näppe sahtli vahele kuidagi või? Kuule, teate, kõige õudsem oli koroonaaeg, et kui enne seda sai kuidagi veel mingeid reegleid teha, et vaat nüüd sa loed seda ja siis ütleme siis nii palju telefonis ei ole, siis pärast seda nagu ei olnud üldse võimalik enam, põhimõtteliselt mul ikkagi noorem tütar elas koos telefoniga, magas koos telefoniga, oli kogu aeg oma sõbrannadega ühenduses telefonis, sest ei olnud võimalik nendega muidu ühenduses olla, eks ole, see politsei ajas ju minema, konkreetselt Irve pargis 2 tüdrukut ajavad juttu, politsei tuleb ja ajab nad laiali, eks ole. Ja siis see harjumus jäi sisse ja see on siiamaani niimoodi, et põhimõtteliselt ollaksegi ühenduses nagu läbi telefoni. Kas nüüd need vaimsed võimed selle võrra kannatasid, ma ei tea, et õpitulemused nagu langenud ei olnud. Aga ma arvan, et Jaan, ma lugesin su raamatut ka Osa vaju, eks ju, et seal tegelikult öeldakse ka, et nutiseadmed ei ole läbinisti halvad, et kui on inimesel oma huvi neid kasutada või on mingi kindel hobi, mingid kindlad huvid, siis nutiseadmed, kui neid teatud viisil kasutatud, pigem toetavad neid. Nii et see ei olnud ka ju, ma arvan, et see on ka pigem see pidi, et ilmselt ikkagi see issand jumal, mis on siis Z-generatsioon siis, on siis see, kes ikkagi oskab seda nutiseadet kasutada ka mingis fookuses targana. Palun. Nii, Jaan tahab kommenteerida. Kas keegi pani tähele, et ma tegin nägusid? Palun vabandust, aga ma tunnen, et me kõik oleme ühes lõksus, väga targad inimesed, nagu ka Ilona, et meil tuleb väga lihtsalt see argument, et inimesel on vabadus, et me ei saa ju piirata vabadust, et kui ta tunneb, et ta tahab ise pigem Minecrafti mängida või sotsiaalmeedias olla, kui raamatut lugeda või õppida, et see on vabadus. Ei ole. Probleem on selles, et vabadust ei piira mitte ainult lapsevanem, vaid kõige suurem vabaduse piiraja on, mis asi siis? Algoritmid. See, et mul on siin algoritmid, mis soovitavad mulle mingit asja, mis on järgmine video, see on vabaduse piiramine. See, et on loodud mängud, mis on loodud nii, et nad võimalikult kaua meid seal kinni hoiaksid, see on vabaduse piiramine. Nii et me peaksime mõtlema sellest niimoodi,
et ei ole nii, et meie lapsevanematena piirame kellegi vabadust, vaid võib-olla teinekord piirates algoritmide kasutust me võimendame tegelikult laste vabadust. See on minu arvates nagu, meil on seda valet müüdud ja ma olen sellest üritanud mõelda ja keda huvitab, mida ma olen üritanud mõelda, siis tegelikult ma siin 2 nädala pärast peaks tulema välja uus raamat Ajuvabadus või siis Ajuvabadus, kuidas loete. Aga just see mõte ongi, et meil on nagu 2 valikut, et ühel pool on meil see, et me tõesti nagu mõtleme Eestis, kodudes, ühiskonnas selle üle, kuidas teha nii, et ajud oleksid vabad ja teine on see, et läheme seda teed, et kõiki kogu aeg kontrollivad algoritmid ja see on siis see ajuvabaduse tee. Ilona? Jällegi oleneb, kes mängib ja kes ei mängi. Et mina olen aru saanud, see mängu teema on poiste teema, et tüdrukud ei ole üldse, ei mängi nii palju. Ja tegelikult mina leian siiski seda, et kui inimene tahab leida selle raamatu, mis tal, eks ole, mis tema jaoks on tähtis, nagu siin tüdruk rääkis, eks ole, et ta võttis just selle raamatu poest, mis kõnetas teda, siis miks peaksin mina minema lapsevanemana ja ütlema, et loe tingimata läbi see Silvia Rannamaa Kadri, see on nii hea raamat, eks ole. Vabandust, aga see et ma mõtlesin pigem seda siis selle nii-öelda vabaduse piiramise all. Tegelikult mul on endal lapsevanemana ka tänavusest kevadest, et mul siis laps hakkas saama 13 ja ta rääkis mulle, et siis enam lapsevanematel nagu ei ole õigust kontrollida nutiseadme kasutust ja ma uskusin seda, et naiivne inimene ja siis ühel hetkel, kui see oli täiesti käest ära läinud, siis selgus, et tegelikult ikkagi on mingid hoovad olemas. Aga Jaan, ma võib-olla küsiks sinu käest, et kuidas sa siis kui vanad lapsed sul on ja mis sa nendega teed või mismoodi sa nende probleemide ja vabadustega siis, kuidas sa neid menetled? No jah, ma arvan, et seda mudelit, mis minu kodus on, ei saa hästi rakendada, sest et ma olen nende isa ja väiksest peale võtan loengusse kaasa ja niimoodi istuvad ja kuulavad. Täna küll keegi ei tulnud, kuna ütles, et nad on juba piisavalt palju käinud, mis on tõsi. Aga just, et igas kodus, mida saaks rakendada, on see, et me enne kui me anname kätte nutiseadme või lubame videomänge mängida, me nagu selgitame ära, et see ei ole lihtsalt nii, et mängid või oled sotsiaalmeedias või YouTube'is, vaid tegelikult, et seal taga on algoritmid, mis üritavad võimalikult palju sinu aega endale saada ja seetõttu näiteks on väga tähtis, et algusest peale on mingid piirangud. Et see ei ole mitte mingisugune vabaduse piiramine, vaid see on normaalne asi ja tegelikult on see vabaduse toetamine. Sest kui meil oleks mitte mingid piiranguid, siis ongi, meil on täpselt osa lapsi, kes on, see on hästi haakub sellega, mis Ilona ütles, et poisid on pigem arvutimängudes, et meil on Tervise Arengu Instituudi uuringul on 10% 13-15 aastastest poistest, kes on 7 rohkem tundi päevas arvutimängude taga. Meil on 10% 13 ja 15 aastaseid tütarlapsi, kes on 7 rohkem tundi sotsiaalmeedias. Ja et kui me ei pane piiranguid, siis see on täiesti osade laste jaoks see tulevik, mis on. Ja seetõttu, seda kõike ma olen selgitanud neile ja muidugi nad on natukene tüütu, aga seetõttu väiksest peale on olnud nagu mingisugused põhireeglid. Ja siiamaani on nagu need samasugused ajapiirangud, mis on olnud juba mõni aasta. Poiss on 12 aastane, ta vahepeal ikka tuleb ja räägib mulle, et tegelikult ma saan ju vanus kasvab, et aeg võiks ka kasvada. Mõtlased jäävad. Sul ei ole selliseid konfliktsituatsioone nendega olnud ja nad ka, ma saan aru, loevad raamatuid vabatahtlikult ja rõõmuga ja mõnuga. Eks mingisuguseid konflikte ja vaidluseid nagu ikka on ja ükskord ma olin kuskil Tallinnast väljas, esinesin lapsevanematele ja siis rääkisin ka, et nagu istuge ja rääkige oma lastega nendest piirangutest ja siis üks isa ütles aastas, iga nädal istume ja räägime. Siis mõtlesin, et vaadake, ärge tundke ennast halvasti, et te ei ole mitte läbi kukkunud, vaid te olete väga hea isa, et nendest asjadest tulebki rääkida ja see on okei.
ja isegi kui vahel on neid arutelusid ja konflikte, et see käib ka asja juurde, aga peamine ongi, et me nagu ise oleme ka eeskujuks, mitte nii, et noh, nagu mõnes kodus ka on, et öeldakse, et mine sina õpi, aga mina olen siin on ju telefonis, eks. Et tema isa on, kui on probleem kodus, siis saab kõigil natukene seda aega vähendada ja et see on selge asi, et me teeme seda üheskoos, me teeme seda perekonnas, võib-olla me teeme seda koolina, võib-olla peaksime tegema seda ka Eestina. Aga küsime nüüd laste käest jälle vahepeal, et... Vabandust, et me hakkame rääkima. Intriig on üleval. Et kuidas teil siis on selle nutiasjandusega kodus ja mis te teete seal nutiseadmetes ja ma ei tea, Kaisa-Liisa, sul on mikrofon käes? No minul ei ole ja mul ei ole kunagi olnud ka nagu mingeid ekraaniaegu ega mingeid piiranguid. Ja no ma arvan, et nagu mul ei ole eriti suuri nagu probleeme sellega nagu kaasnenud, näiteks ma ei ole kunagi olnud selline, et mul jäävad mingid asjad tegemata sellepärast, et ma olen telefonis või nii. Ja noh, aga ma arvan, et üks asi, mis on nüüd, kui mu lugemishuvi on kasvanud, mis sellega nagu kaasnenud on see, et ma olen nagu, see ei ole olnud tahtlik, vaid see on pigem nagu lihtsalt kuidagi sellega loomulikult tulnud, aga et ma nagu nüüd ma olengi rohkem sellest ajast, mis ma varem vaatasingi neid igast TikToki, Instagrami, kõike, YouTube'i, kõike neid sotsiaalmeedias olin, siis nüüd ma olen selle asendanud väga palju lugemisega. Ja nagu see ei ole olnud mingi sunniviisiline ega mingi nagu tahtlik tegevus, et ma ei hakanud lugema selleks, et vähendada oma ekraaniaega, vaid nagu see on lihtsalt sellega loomulikult kaasna tulnud. Ja nagu näiteks ma võingi tuua näiteks, et vahepeal, kui ütleme, et tulen koolist koju, siis teen oma kodutööd ära, siis ma mõtlesin, et nüüd on aeg chillida ja telefonis natuke scrollida, aga nüüd ma pigem olen nagu, nüüd on hea puhkeaeg, ma istun diivanile maha ja loen raamatut. Aga tundub, et sa oled väga selline tahtejõuline inimene vist. Jah, pigem ütleksin nii, jah. Aga kui sa oma, ma ei tea, sõbrannasid vaatad või klassikaaslasi, et kuidas nendel on? No tegelikult ma ütleks, et minu klassis on ka üsna palju lugejaid, et näiteks tüdrukutest ka päris mitmed loevad nii inglisekeelset kirjandust ja ka eestikeelset ja väga palju on koolis ka nagu arutelusid igasuguste raamatute üle, et näiteks, et ongi mingid inimesed, kes teavad, et kellel on nagu selline sarnane maitse, siis saabki üksteisega arutada näiteks ja et minu arust nagu meie klassis on lugejaid päris palju, aga näiteks mul, ma arvan, et koolis vahetundide ajal ikkagi enamus inimesi ikkagi on telefonis ja mängivad oma mänge ja nagu pigem on nagu see on ikkagi ülekaalus. No samas on ka keeruline ette kujutada, et sa vahetunnis saad süveneda raamatusse väga hästi, eks ole, et see võib-olla ongi natuke sellised, mis selle nutiaja, ma vaatan ka ise täiskasvanuna, et seda telefoni sa rullid siis, kui sul on just selline tühi hetk, kus sa ei jõua nagu ka süveneda millessegi, aga siis on sul selline pealiskaudne tegevus, mis samal ajal siis ka seda stimulatsiooni ajule pakub, aga kas sa arvutimänge ka mängid või siin tuli see välja see statistika, eks ole, et tüdrukud mängivad vähem või isegi üldse mitte võib-olla, mis sa teed? Ma ei mängi põhimõtteliselt mitte ühtegi mängu. Aga ma võin öelda, et ma siis näiteks oligi, kui oli koroonaaeg, siis ja kui ma olin noorem laste või siuke algklasside vanus ja lasteaia vanuses, siis ma mängisin ka Minecrafti, siis ma mängisin igast mänge, mis sai nagu sõpradega koos mängida. Ma ei tea, kõik need, mis neil populaarsed olid tollel ajal, igast Roblox ja kõik mängud nagu ma ka need läbi olen kõik proovinud, ma arvan, aga ükski ei olnud nii huvitav või ei tõmmanud? Mul oli küll, vahepeal oli siuke faas, kus ma mängisingi mitu tundi, tegelikult ma mängisin päevas mingi sõpradega koos mingeid arvutimänge ja selliseid asju, aga ma arvan, et nüüd, kui ma olen nagu suuremaks kasvanud, siis ma ei tea, mul nagu ei ole seda tahet nagu üldse enam, ma ei tea nagu mul ei tundu lihtsalt endale, et see oleks nagu hea nagu ajaviide praegu ja nagu see minu jaoks on nagu lugemine nauditavam.
Või et siis ta ei ole ükskõik huvitav milline muu piisavalt tegevus. sinu jaoks. Jah. No vot huvitav, et selline asi, aitäh. Aga Paul, mis sina teed arvutis? no arvutis ma mängin ja vaatan videosid. Mul on Discord, ma sõpradega mängin tihti. Vahepeal jäi selle kuidagi sõpradega mängimine natuke harvemaks, aga nüüd ma olen natuke rohkem juba mängin sõpradega, aga no kodutöösid ma ei tea, kas just sellepärast on ära jäänud. Võimalik, et on. Aga sul on piirangud kodus, et... Jaa, seda küll. Aga see sõpradega koos mängimine, see on ju tegelikult selles mõttes päris äge, et ma ei tea, minul kodus käib see nii, et kõik on kõnes ja ma kuulen neid teisi lapsi ka ja siis nad seal koos, ma ei tea, vallutavad midagi või hakkavad ehitama mingit asja seal Minecraft. Ma ei ole kunagi ka süvenenud, mind üldse ka ei huvita need asjad, aga siis nagu, et see, mingis mõttes on see nagu tore, et sa oled kaaslastega koos ja mingi tegevus käib, aga muidugi häda ongi selles, et jube jama, kui keegi ütleb, et mul nüüd ema käskis õppima minna näiteks, et tuleb järele jätta või pooleli jätta see nagu kambaga koos tegutsemine võib-olla või? No ma ei tea, Minecrafti ma tegelikult isegi pole koos mänginud. Ainult võib-olla mõnikord isaga, kui ma natuke väiksem olin, siis mängisin temaga, aga sõpradega ma Minecrafti ei ole läbi mingi kõne mänginud. Hiljuti mängisin ühe sõbraga, ta käis mul külas, siis me mängisime, aga muidu ma mängin tavaliselt Robloxi koos sõpradega, kui ma mängin koos. Aga kui sul on valida, et sul on vaba õhtu ja et kas ma nüüd võtan mingi raamatu või ikkagi mängin, siis sina vist oled selles mõttes teistmoodi kui Kaisa-Liisa, et sa ikkagi pigem tahaks mängida, jah? Ja ma arvan, jah, olen. Et võt huvitav, mis see on see poistel? Ma küsiks vahel, et kas see mängimine ei tähendabki nagu ainult arvutis mängimist. Sul on sõber külast, kurat, te võite teha, ma ei tea, mis asju, eks ole. Minna õue, ma ei tea, teha mingid... Pättust. No jah, pättust, jah. Näiteks, ma ei tea, kui mina väike olin, siis näiteks Vanalinn oli meie mängumaa. Me elasime kesklinnas, eks ole. Kõik pagana katused ja müürinukid on läbi ronitud, eks ju. Ja ma teadsin täpselt, mis uksest tuli siseneda, et väljuda 3 kvartalit edasi teisest uksest, eks ju. Kas sellist asja nagu ei ole võimalik tänapäeval üldse? Ei, muidugi on. Me mängisime, esimene asi, mis me tegime seal, oli, me mängisime lauamängu ja mu isa seal näitas ka natuke, aitas mu sõpra, selgitas reegleid. Aga seekord oli natuke lühike, need olid 2 asja, mis me tegime. Aga teinekord, kui ta on nagu pikemalt käinud, siis muidugi me käime ikka seal mänguväljakutel ja õues ka ikka ja isa vahepeal ütleb, et kuule, tehke nüüd midagi muud ja siis me teeme. Selge. Ma tean, aga kindlasti, kuule, ikka leiab mingi variandi, et see ei ole ka nii lootusetu. Ja ei, maalapsed ka tänapäeval teevad lõket metsas näiteks, võin omast käest kinnitada. Aga see on jälle see, et natuke on, et kas nüüd ei tea, kas on, ega tuleohtlik ei ole, eks ole, aga see aeg meil väga kiiresti tiksub siin, et on nii erinevad inimesed aga et kui ma mõtlen, et kas me niikuinii ei saa ju mingeid lahendusi välja mõelda, aga mulle tundub, et see võti on suurte inimeste käes ikkagi, et hästi palju peab olema see lapsevanem teadlik, koolis võib-olla peaks üldse mingisugused asjad olema hoopis teistmoodi üles ehitatud. Me ei räägi ka sellest, et ikka veel on, eks ole, lugemiskontrollid, et tulebki pärast kirjutada, ma ei tea, fakti küsimustele vastata raamatu põhjal. Muide, see on ka üks põhjus, miks jäetakse kohustuslik kirjandus viimasele hetkele, et konkreetselt lihtsalt ühe lapse aju ei mahuta, vabandage väga, seda lugemiskontrolli, neid fakte, kui ta ei ole seda eelmisel õhtul läbi lugenud. Et kui ta on lugenud selle raamatu läbi 20 päeva varem, eks ju, ta ei pruugi enam mäletada kõike. Ma ei tea, kuidas ajuteadlasena seda. Ajuteadus ei saa päris kinnitada seda, et
ühesõnaga, põhimõtteliselt on selles oma iva, et kui me õpime lugemiskontrolli jaoks, siis tõepoolest enne lugeda on õige, aga kui me õpime või loeme selleks, et midagi meelde jätta, siis kõige parem oleks lugeda korra natukene seal 20 päeva varem, võib-olla vaadata 10 päeva peal ja siis õhtu enne. Et kõik asjad jäävad kõige paremini meelde siis, kui me ei tee neid mitte üks kord, vaid teeme mitu korda üle aja. Aga jällegi, kui me räägime ilukirjandusest, siis mina näiteks olen selline lugeja, et ma tohutult naudin ilukirjandust, aga sageli ma ei mäleta hiljem, mitte vahetult hiljem muidugi mäletan, aga ma ei mäleta. Ma mäletan seda emotsiooni, et mulle tohutult meeldis, aga ma sisu sageli üldse ei mäleta, et keegi võib hakata mulle ümber jutustama ja mul on üllatus, et see meeldejätmine ju ilukirjanduse puhul ei ole see kõige tähtsam on võib-olla see mõnu, eks ole, mingisugune. Jaa, ei, absoluutselt, ma ei üritanudki öelda, et see on kõige tähtsam, lihtsalt me siin akadeemiliselt vestlesime selle üle, et kuidas on kõige parem asju meelde jätta. Aga et raamatutel võib olla väga erinevaid funktsioone ja üks tähtis asi on ka see, et kui me näiteks loeme ilukirjandust ja sellest midagi meelde ei jää, siis see ei tähenda, et me midagi ei õppinud sealt. See ei tähenda, et meie ajus ei oleks üldse mingeid jälgi, see ei tähenda, et me ei oleks teiste inimeste või olukordade või maailmade kohta mitte midagi õppinud. Et see, mis me nagu teadlikult suudame mäletada, see on ainult üks väike osa sellest, mis me nagu õpime. Et see on ka nendele, kes on siin õpetajad, see on ka teine asi, mida õpilastele öelda, kui nad ütlevad, et ma ei kasuta kunagi seda mitoosi ja meioosi ja neid asju, et miks mul neid vaja on õppida. Siis vastus peabki olema, et ega see ei ole ainult nende faktide ja õigete asjade nagu meeldejätmiseks, vaid see on ka see üldine see protsess, mille sa läbid siis, kui sa õpid koolis või loed raamatut. Ja see protsess iseenesest kujundab su aju nii, et sa oskad pärast paremini mõelda. No üks asi, mida kindlasti raamatute lugemine arendab, on ju kujutlusvõime, fantaasia, eks ole, ja siin on ka tegelikult ju suur vahe selles, ma ei tea, kui lihtsalt filmi vaadata, siis juba on see kujutlusvõimele vähem jäetud, eks ole, seda ruumi võib-olla, aga ma ei tea jälle, mis ajuteadlased arvavad. Vastan hästi lühidalt, muidu räägin liiga pikalt. Jah, et niimoodi on, et raamatu lugemine on selle kujutlusvõime jaoks nagu hoopis teine asi kui Minecraft või mingi filmi vaatamine ja see väga unikaalne omadus selles suhtes. Ja siin on ju tegelikult just see probleem siis kooli nende samade lugemiskontrollidega, et me hindame valet asja ja me hindame, et kas sa mäletad, mis värvi seal kellelgi mingid püksid olid, selle asemel, et just nimelt seda kujutlusvõimet ja loovust kuidagi valla päästa või stimuleerida. Mul endal, ma õpetan üliõpilasi, kes õpivad õpetajaks ja siis ma sageli räägin neile, et oi, et lugemiskontrollid on väga halvad ja et mida kõike võiks veel teha ja samal ajal mul on kogu aeg ka hirm, et kuna ma ise koolis lapsi ei õpeta, et äkki see on selles mõttes lihtsalt minu selline hobuseunenägu, aga eelmisel aastal käis üks tegevõpetaja meile rääkimas üliõpilastele ja tal oli tohutu pikk nimekiri igasugustest loovtegevustest, kuidas hinnata seda muuhulgas, kas laps on raamatut lugenud, et näiteks ta peab kostümeerima ennast üheks raamatu tegelaseks ja siis esinema selle tegelasena või siis kirjutama siis sellise lühikokkuvõtte hoopis mingisuguse kõrvaltegelase vaatepunktist või siis võtma kaasa, ma ei tea, kingakarbiga asjad, mis on siis seotud selle looga, aga neid oli tohutu nimekiri, üks loomingulisem kui teine, et seal on tegelikult võimalusi, aga nüüd on jälle see, et kui see situatsioon on nii palju muutunud, et tegelikult tulebki, ma ei tea, õpetajatega tööd teha ikkagi väga palju, et see, kuidas see lugemist ikkagi üleval hoida või ma ei tea, et mis siin nagu, et see ei läheks käest ära, et see ei lastaks käest ära. Jah, need nipid, mis sa mainisid, on õiged ja mis ongi, see on vaja viia nagu õpetajaharidusse, et õpetajad teavad neid asju paremini. Ja teine asi on aru saada, nagu ma natukene juba viitasin, et see ei ole mingi selline paratamatu protsess, et vähem loetakse ja et see ei ole mingi normaalne asi, et vähem loetakse, vaid tegelikult meil on valik siin ja me saame neid asju nagu muuta.
ma ei pea selle all silmas, et me peaksime sundima inimesi lugema, aga lihtsalt, et meil on natukene võimalik seda igas kodus suunata, igas koolis, igas lasteaias suunata, et meil on raamatuid, mida lapsed võivad lugeda ja et me ise nagu näitame, et see on nagu tore tegevus ja kui vaja, siis ka lihtsalt tõesti nagu natukene vähemalt piirame seda, et see 3-aastane ei istuks 2 tundi seal kuskil nutiseadmes või videomängus, et see ei ole normaalne, eks. Aga ma kuskilt sinu esinemisest mäletan, et sa oled käinud koolides hästi palju ja lasteaedades, aga et vanematega kohtunud, aga et sageli tänapäeva lapsevanem kardab, et noh, et kui ma ei luba last nutiseadmesse, et äkki ta jääb kuidagi maha teistest, kusjuures mina ka tegin nii, et selle sama 13-aastasega, kellest meil jutt on olnud, et tal ei olnud pikalt üldse mingit kokkupuudet nutimaailmaga, aga noh, kui see ühel hetkel siis tuli, siis ikkagi tuli kõik läbi teha valulikult ja kiiresti. Aga et noh, et inimesed kardavad, et millegi pärast seda tehnoloogiaga peab ikka laps maast madalast nagu noh, kokku puutuma ja et mis sa, kas ma ei tea, samamoodi ju tegelikult seda muret raamatute mittelugemise pärast vist ei ole jällegi, et seda nagu ei kardeta või? Jah, ja ma jällegi tunnen, et me nagu Eestis ühelt poolt nagu tahame olla väga äge digiriik ja e-riik ja see on kõige tähtsam kogu aeg, on ju, aga siis samas tundub, et me ei ole üldse nagu läbi mõelnud. Et kui me tahame, et meil oleks noored, kes oskavad hästi kasutada telefone ja tehisaru, siis see ei tähenda ju, et me peaksime neile võimalikult vara kätte andma need asjad, eks, et kui näiteks te tahaksite, et teie laps saaks võimalikult heaks mootorsae kasutajaks, siis te ei annaks ju seda võimalikult vara kätte. Eks? Et see on nii loomulik selles suhtes, et kui me tahame, et inimesed saaksid milleski heaks, siis peab neid õigel ajal, õigel viisil nagu treenima ja juhendama, kuidas seda teha. Et on põhjus, miks meil need autojuhi eksamid tehakse selles vanuses nagu tehakse, mitte et siin Paul ei sõida. Sa üldiselt ei rooli ise autoga veel, on ju? Mida? Ei midagi, vana mees ajab lihtsalt oli juttu. No, et ühesõnaga, et me saame asju ette võtta ja tark riik on see, kus me tegelikult nagu mõtleme asjad läbi, et millal on õige aeg lugeda, millal on õige aeg midagi telefoni kohta õppida ja nii edasi. Ja ma rohkem ei räägi, las noored räägivad ka. Aga äkki meil on 5 minutit ainult aega veel, et äkki te ütlete, et mis teie arust on selline äge raamat siis ikkagi, et noh, et kui nüüd me selle nuti asja käisime ka juba üle ja noh, et teil on nii, et Kaisa-Liisal ei ole probleem, et ta võtab jälle järgmise valib välja, eks ole, mille järgi sa valid, aga et noh, Paul, sina tead, et noh, et lugema peab, aga noh, alati on mingid muud asjad ka, eks ju, et mille järgi sina valid või kas sa valid üldse või sa ikkagi siis, kui õpetaja ütleb, et nüüd no siis, kui ma valin, siis ma tihti, mul on üks sõber, kes loeb ja vaatab Harry Potteri filme ja praegult ta hiljuti rääkis mulle, et ta luges ühe teise seeria ka läbi. Tema tihti soovitab mulle ja siis ma temalt nagu vahepeal valin, et mis tema on öelnud, et on äge. Ja sa tead, et tal on selline head soovitused, et need sobivad sulle ka? Jah, tihti. Väga hea, nii et ma saan aru, et sa ikkagi loed ka sõbra soovitusel, mitte ainult siis, kui õpetaja käsib. Väga tore, aga mis sul oli kõige ägedam selline viimane raamat, mis sa lugesid? Või üldse? Ma pean mõtlema, no võib-olla oligi üks, mis mu sõber soovitas. See oli ka mingi sari nagu? Jaa, neid oli mingi 10 raamatut või mitu, et oli need kõik mingi mitu korda läbi lugenud, ta ütles, et tema on selline suurem lugeja kui mina. Aga tema on üks põhisõpradest, kellega ma tegelikult mängin ka, nii et tal on selline tasakaal. No võt, et see on võimalik. Ja mis sari see oli, mida sõber soovitas? See, mis mina lugesin või? Jah, mis sinu mõist hea oli? Selle nimi oli Paks, aga mitte nagu Paks. Ja, Paks, teame. See on hea raamat.
nii, aitäh, aga siis Kaisa-Liisa, sul on isegi kaasas Jah, mul on Paksud raamatud. 2 raamatut kaasas. Ma valin väga palju raamatuid niimoodi, et ma lähen lihtsalt raamatupoodi ja ma lihtsalt vaatan ringi ja mulle meeldibki, et ma loen lihtsalt neid tagakantelt, et vaatan, kas see nagu võiks olla midagi, mis mulle huvi pakub. Aga üks koht, kus ma väga palju raamatusoovitusi leian, on ikkagi internet. Ma leian väga palju soovitusi sotsiaalmeediast, kuskilt videotest ja nii. Ja nagu, no ma arvan, et enamjaolt mul ongi sellised mõned nagu inimesed seal, keda ma nagu rohkem jälgin ja kellelt ma olen varem saanud raamatusoovitusi, siis ma tean, et neil võib olla minuga sarnane nagu maitse nii-öelda. Ja siis näiteks üks raamat, mis mul kaasas on sellise autori nagu Lynn Painter ja tema on üks mu lemmikuid siis nagu autoreid, kes ei ole nagu Eesti autor. Et ma olen lugenud tema raamatutest nüüd 5 tükki vist läbi äkki ja mulle väga meeldib see nagu stiil, kuidas ta kirjutab ja kõik need kirjeldused ja need lood on väga nagu minu jaoks nagu väga toredad ja armsad ja aga ja ma arvan, et kõige olulisem raamatute valimisel ongi see, et sa pead tundma mingit nagu sidet või midagi saama luua, mingeid seoseid enda eluga, sest et muidu see minu jaoks see lihtsalt ei ole huvitav, kui ma nagu mitte mingit seost ei leia. Aga jah. Ja teine raamat? Ja teine, see on ka taas inglisekeelne. See on siis ühest sarjast, see on teine raamat selles sarjas, pealkiri on The Right Move ja selle raamatu kohta mulle väga meeldis ja üldiselt selle sarja kohta ka, et peategelased igas selles raamatus, selles sarjas on sportlased ja kuna ma tegelen ise ka spordiga ja niimoodi nagu kuna see nagu nii-öelda seostub minu eluga, siis ma arvan, et sellepärast, et mulle väga nagu meeldisid ka, aga samas need olid nagu väga sellised kaasahaaravad ja nagu huvitavad ja need rääkisid väga palju nagu suhetest ja nagu suhete hoidmisest ja loomisest ja niimoodi ja ma arvan, et nagu need ongi väga head raamatud, sellepärast, et need on hästi mitmekülgsed, et mulle meeldivad raamatud, mis suudavad mitut erinevat asja nagu korraga nagu käsitleda ja nagu hästi palju olulisi asju on nii-öelda seal nagu sisse peidetud nii-öelda. Väga tore. Aitäh. Nii, ja kell on 5. Kas teie suured inimesed tahate ka lõpuks midagi veel kaalukat öelda? Mina räägin ühe juhtumi minu enda elust, ühest suurest perekondlikust sünnivast. Meil on väga suur pere, kuna minu abikaasa emal oli 3 last ja neil omakorda on päris mitu last ja ühesõnaga tohutu pere, no kujutage ette, 30 inimest on, eks ühes korteris ja siis 10-aastane tüdruk teeb ettepaneku, et nüüd võtame kõik telefonid ja paneme pappkarpi ja enne sünnipäeva ajal nagu üldse välja ei võta. Ja muidugi kõik poisid, eks ja niimoodi ja teate, kes seda reeglit esimesena rikkus? See oli vanaema. Nii et siin on natuke ainet järele mõtlemiseks, et võib-olla me ise ei ole ikkagi ideaalsed sellisel puhul, kui hoida eemal lapsi oma eeskujuga nutiseadmetest. Ja mina ütlen võib-olla seda, et noorus tegelikult ei ole hukas, et tegelikult on nii palju toredaid noori inimesi teid ka siin vaadates, nii vahva ja inspireeriv, et suudate siin hästi vastu pidada, selget juttu rääkida, raamatuid lugeda. Suur tänu teile ja mis ma tahangi öelda, et meil on vaja rohkem selliseid noori ja meil on vaja neid esile tõsta, et sellised noored on olemas, et kõik näeksid, et nii võib ka, sest muidu on see oht, et noored tunnevad, et no kõik on ju kogu aeg telefonis, kõik teevad seda kogu aeg, see on see, mis on normaalsus, aga ei ole, normaalsed on ka noored, kes ei ole kogu aeg. Et me ühiskonnas peame seal rohkem tähelepanu pöörama ja
ega midagi, aitäh teile. Aitäh teile, et te inspireerite ka mind. jah, ma arvan, et see on hea kokkuvõte. ja võtsin mikrofoni jälle oma kätte ja 2 küsimuseks oleks veel aega, et kas publikul on tekkinud mõtteid ja mingisuguseid kohti, kus nad paluksid selgitust ja näen. Tahtsin noorte inimeste käest küsida seda, et kas sõna raamatukogu ka neile midagi ütleb ja kas sealt saab inspiratsiooni ja ideid, mida lugeda ja vaadata. Raamatukogu. No tavaliselt, kui ma käin seal, siis ma käin emaga, sest tal on töö seotud sellega ja no siis ma vahepeal seal vaatan küll, et nagu mingeid raamatuid vaatan, et vaatan korra sisse, et mis seal toimub, et kas võiks olla huvitav. Ma ei tea. Ja mina isiklikult käin ka ikkagi üsna, mitte just tihti, aga vahepeal ma ikkagi satun raamatukokku ja siis ma ka vaatan ringi ja loen neid raamatu tagakaantelt ja otsin ikkagi mingeid huvitavaid raamatuid ja sealt ma leiangi enamust nagu nendest eestikeelsetest raamatutest, mis ma loen. Et inglisekeelsed on mu pigem, ma leiangi need kuskilt raamatupoest, aga raamatukogus on neid hästi palju eestikeelset kirjandust ja sealt ma leian ka väga palju huvitavaid teoseid. Ja 1 küsimuse jõuame veel võtta ja näen, et käsi on tõusnud. Kas saada mikrofoni ka sinna siis ta? Võib-olla ma püüan kõvasti rääkida. Et ma tahtsin küsida, et lõpus tuli see märksõna nagu tehisaru. Et tegelikult tänapäeval me saame ju neid raamatu kokkuvõtteid lugeda tehisaru abil ja järjest rohkem see tuleb ju kooli, eks ju, ülikooli ja nagu see nii-öelda raamatute lugemine, aeglane tegevus, rahulik isekeskis, et see on ikkagi kadumas, et mida teha selle tehisaruga ja lugemisega, et mina näen siin küll väga suuri ohukohti ja probleeme, sest riigina me ka ju seda tehisaru toome jõudsalt koolidesse, et see on tulnud ju, et jääda, et kuidas see tehisaru ja lugemine, raamatute lugemine siis kokku kõlab. Võime 1 tunni veel võtta või? Lühidalt on vastus muidugi see, et probleem on selles, kui me suhtume asjadesse ja mitte meie siin ruumis, vaid riigis või koolis või õpilaste poolt suhtume, et lugemine on mingi asi, mida saab optimeerida ja ära teha. Et muidugi, kui sa saad teha lühikokkuvõtte tehisaruga, et siis see on optimeeritud ja see on kiirem ja efektiivsem. Algusest peale siin Eestis ütleme, et ei, lugemine ei ole selleks, et saada teada, et raamatus olid tegelased nagu Pipi ja Tommi ja Annika, vaid lugemine on selleks, et sa tõesti selle rahuliku, aeglase protsessi läbi teed. Ja see on see, mis ma tunnen, et on meil tõesti siin Eestis natuke raske, et me kogu aeg räägime tehisarust, produktiivsusest, kiirusest, aga kõiki asju ei pea kiiresti tegema, et kui me tahame olla inimesed edasi, siis meil on vaja neid hetki ja võimalusi, kus me saame olla lihtsalt rahulikult, ei pea midagi optimeerima, võime teisi inimesega rahulikult juttu rääkida ja võib-olla viineripirukat süüa. Nii, aga tõesti, aeg läheb nii kiiresti ja mina kuulaksin teid ka vähemalt 1 tunnikese veel, oli väga meeleolukas, olid väga ägedad, inspireerivad mõtted, toredad inimesed meil kõik siin lava peal. Aga äkki tulete mõni teine kord veel, sest nüüd soovitakse vist väga seda viineripirukat süüa. Ja me täname Kirjanike Liidu poolt teid kõiki ka väikese kinkekotikesega, kus on meie liidu kunstiväärtuslik pärandvara
ja Kirjanike Liidu poolt välja antud üks kogumik Eesti kirjanike ja Norra kirjanike vestlustega. Aitäh meie osalistele ja näeme varsti jälle siin saalis.